Nüüd on meil külas televisioonis kaks tõeliselt rõõmsat tegelast. Tere hommikust, Merike ja Maurizio. Buongiorno. Tere hommikust. Buongiorno. Teil on nii hea tuju ja mulle tundus, et te elasite väga kaasa meie kastani meistrivõistlustele. Täiega. Minu meelest see oli kõige naljakam asi, mida ma üldse näinud olen täna hommikul. Väga tore. Oleks te nõus ise ka mängima või tundub see liiga tobe selleks? No see tundub... Sa võid ausalt öelda. See tundub tobe, jah. Ei viitsiks mängida. Parem laulaks. Definitely. Better singing than playing this stupid assolutamente. In italiano, assolutamente. 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 No teil on juba hommikul nii tore tuju ja hea tuju, see kohe kiirgab teist välja. Kust see tuleb? So, where comes the sun? Just, I don't know. Here comes the sun. We have the sun inside. Päikesest tuleb We have the sun. Meil on see. Teie oletegi päike. Sisemine päike, jah. Meie olemegi päikse maaletoojad tegelikult, missionärid, kes me oleme? Happiness. Jah. Õnnelikkuse maaletoojad. Õnnelikkuse maaletoojad. No me arutasime siin tegelikult seda ka, et valimised on tulemas, et seekord enam ei jõudnud, aga tegelikult põhimõtteliselt mina püstitaksin nagu siukse asja üles, et paneks nagu selle... Eestis on väga vaja romantikaministrit. Ja Maurizio de Campito võiks olla meil romantikaminister ja see ministeerium võiks koosneda näiteks kõikidest koha peal elavatest itaallastest. Ja tema oleks minister ja siis paneks oma pundi kokku. Väga raske. Mis sa sellest ideest arvad? What do you think about this idea? Väga raske. Väga raske töö on Väga raske. Eestis romantikaministrina töötada. Just. Jah. We can try to do it. Ja proovida võib, jah. Proovida võib. Aga ma arvan, et seda oleks väga vaja, sest et kui meil on vaja seda Eesti rahvast kuidagi seda iivet tõsta, siis me peame ka seda romantikale võib-olla natukene mingisugust kikki andma. Et ja siin ta on, palun. Aga Maurizio, sa tegelikult õpetad eestlastele ka itaalia keelt. Ja. Mis on need 3 esimest sõna, mis sa neile selgeks teed? Mafia, pizza ja pepperoni. No just, neid me teame. No. Espresso macchiato. No. Espresso macchiato. So, the greetings. Buongiorno. Buongiorno. Buonasera. 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 Come ti chiami? Come ti chiami? Bene. Ei, No. Marta. Marta. Io sono Maurizio, piacere. Läks keeruliseks, jah. Vagameldiv. Piacere. Piacere, Vagameldiv. Piacere. Piacere. Come stai? Kes oli nüüd see? Kuidas läheb? Bene. Bene. Molto bene. Perfetto. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. 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 Vaikselt tuleb. Sina oskad ka itaalia keelt? No, ei oska. Ma suudan laulda küll itaalia keeles ja seda ma ka teen koos Maurizioga. No eks ma õpin niimoodi, kõrvaga niimoodi püüan kinni, et ikka seda peaks ikka natuke õppima ka, et päris nii ei tule, et kandiliselt saab ära ikka räägitud mõne lause, mis sa lauludest kinni püüad. Kumbki laulate oma keeles on ju. Sina laulad eesti keeles ja sina itaalia keeles. Ja tema laulab vahest eesti keeles ja mina vahest itaalia keeles. Nii et meil käib siukene... Niimoodi see integratsioon toimibki ju. Täpselt nii. Läbi kultuuri, läbi muusika. Mis laulud teil repertuaaris enamasti on? Itaaliakeelsed või itaaliameelsed sealt kandist? Meil on kõik Itaalia superhitid, 2 keelsetena. Sellepärast, et Eestis on nii palju Itaalia lugusid, mida eestlased teavad ja mida on ka väga palju eestindatud. Täpselt aasta tagasi me istusime siin samas selle kurikuulsa Pedroga. Ja ära rohkem mainis, inimesed hakkab kummitama see jälle. Eks ju, ma hakkasin mõtlema, millal me käisime siin seda Pedrot tegema, see aasta tagasi, noh. Oli, jah. Aga kuidas siis eestlastele see muusika meeldib, et kui te lähete lavale, mis siis seal lava ees toimub? Hullumaja. Hullumaja, jah? Kõik naised on muidugi Maurizio ees, eks ole? Nii. All women are dancing in front of you. Yeah, of course. Sa ei saa midagi teha. Italiano vero. No, pole midagi parata. Ja kõik mehed on siis, tantsivad sinu ees? No need Eesti mees ei ole väga tantsulõvi. Ta on õhtu hilisemas faasis võib-olla. Väga tore. Kuulge, üks laul kõlab veel täna meil siin. Mis laul see on? Kui palju Eesti, palju itaalia keelt? Mis see on? Vaat see nüüd on siuke lugu, mida ei ole varem estindatud, eks ole, sest eelmine lugu Volare on ju tegelikult estindatud Karl Madise poolt ja me panime selle miksi kokku, tegime siis nagu nii. Aga see Eviva on otseses tõlkes hurraa, aga meie panime andsime talle veel suurema mõõte, me ütlesime, et Eviva tähendaks meie meelest nagu elagu elu. Elagu elu. Ja see on siis lugu, kuidas 2 inimest võtavad ette teekonna, facciamo un pezzo di strada, mille lõppu me tegelikult ei tea. Et lihtsalt hakkame minema.
no väga tore. Kohe kuuleme teid taas jälle meie Terevisiooni stuudio laval esinemas. Aitäh teile. Facciamo un pezzo di strada. Facciamo un pezzo di strada. Sì. Aga nüüd korraks viskame pilgud uudistemaja poole. Veronika, kas pakud meile uudist, mis